Lastele loomareporteri onu meeldis ja nii mõnigi tuli ka juttu puhuma. Julgemad ei peljanud ka autogrammi küsida. Kohtuniku ametist ei teadnud Heiki paraku suurt midagi. Sõber, sellest sõltub sinu saatus. Mina pean vaatama. Niuke tobe reegel on. Ma ei tea, mis sellest küll välja tuleb. Mina näiteks ei tee mopsi ja taksi vahet, aga õnneks ei olegi nii väga oluline. Tegemist on heategevusliku koertenäitusega. Võistlema oodati nii auväärseid siniverelisi kui ka täiesti tavalisi krantse. 5-eurose osalustasu eest sööstis võistlustulle 64 koera ja peremeest. Raha ei pistnud ürituse korraldajad aga mitte oma tasku, vaid andsid Viljandi varjupaigale. Kas ka varjupaigas hakkab masu mööda saama? Varjupaikadel on kogu aeg masuaeg, kahjuks veel. Aga me oleme elus. Ma tean, et tegite sel aastal vägevat diili. Pöördusime siis Nestle Purina firma poole, kelle üheks tegevusalaks on siis loomatoitude valmistamine. Ja nad tulid meile suure hea meelega vastu ja sõlmisime nendega sellise kokkuleppe, et nad varustavad umbes 65% osas loomatoiduga kõiki meie varjupaikast. Nii vägevat diili ei ole varem tehtud? Ei, loomulikult mitte, jah. Et see on, võib öelda, et elupääste diil. Triinu Priks ei pea mantlipärija pärast muretsema. Viljandi maagümnaasiumis õppiv tütar on emme suurim fänn ja abiline. Mis sa arvad sellest varjupaiga loomade elust ja kuidas nad sinna satuvad? No nad satuvad vahepeal ka siis, kui omanikuna maha jätavad ja mõnikord omanikud lihtsalt ei käitu nendega hästi ja nad võetakse ära inimestelt. Sul endal ka kodus koeri on? Ja 2 tükki. Mis koerad need on ja mis nad teevad? Üks on Inglise bulldog, teine on mul segavereline. Mulle meeldib rohkem see Inglise bulldog Manju. Mille pärast? Ja ta augub ägedalt, mängib nii naljakalt, tal on naljakas nägu ka. Vihkab Toomas Annit? Augub kogu aeg tema peale. Tõmba Jüri, kõik nüüd lubab püha kiiri. Olgu hea või olgu kuuri, nõnda ütleb Maarike. Maaril haari puunale, varsti nakkas muunale. See väga tähelepanelikult võistlust jälgiv kutsa sellel aastal veel ringi ei läinud. Ehk järgmisel aastal võtab julguse kokku. Nii mõnigi proua valutas aga südant looma piinamise pärast. Kui inimene nii käitub, siis peaks ikka olema karistused samasugused nagu ka inimeste vahelisel käitumisel. Koer on ikka pereliige, ta on minul pereliige. Ma ei saa teisiti suhtuda temasse. See oli vale see asi seal, et ta ei karistamata. Me peame nende eest seisma, on niiviisi Rex. Bullterrier on kuulu järgi hirmust tapja koer. Viljandis olnud kutsad olid aga leebed kui emmepai. Kakelda nad ei tahtnud ja võistelda ka mitte. Hea meelega olid nad oma peremeeste süles. No, ta ei ole ju kuri. Et Eestis nad ei ole keelatud ja... Et see on mingi legend, mis on jäänud ja et mina julgen öelda, et tegelikult ei ole kurjasid bullterriereid. Inimene on nad kurjaks ajanud? Ei, isegi ma arvan, et need ei anna kurjaks ajada. Inimloom on vahest julm ja südametu ning päriselu loomamuinasjuttudes headus ei võida. Loomulikult on ka erandeid. Ta on leitud siis 3 aastat tagasi Viljandi järve äärest kõrketest augustikuus. Ta oli 2-nädalane, silmad oli äsja pähe tulnud. Tal olid kirbud, tal oli juba alajahtumine, aga üks noormeest õnneks leidis. Tõi ta varjupaika, sest ise endal oskusi puudus ja varjupaiga töötajad siis toitsid lütipudelist. Ja nüüd on ta hästi vahva tegelane, 3 aastat nüüd minu juures olnud, ma olen väga õnnelik ja rahul. Varjupaiga loomadele sai tuua kõik võimalikke annetusi. Kohal olid ka sponsorid. Tihti tahetakse sponsoriteks just neid firmasid, kes tegelevad loomatoiduga, et kas te ikka jõuate igal pool käia? Paraku kahjuks me igale poole ei jõua, aga nii palju kui võimalik on, nii palju me ikka käime, et aitame nii palju kui võimalik. Mille järgi te oma valiku teete? Eelisjärjekorras on kindlasti heategevuslikud üritused ja eks me siis valime erinevate kutsete hulgast. Varjupaiga loomad on eelisjärjekorras? Absoluutselt. Heategevuslikel koeranäitustel pole tähtis võit. Kohtunikud pigistasid silma kinni ja eelistasid krantse. Ka võistluse kaunimaks koeraks valiti just Viljandi varjupaigas pikisilmi uut kodu ootav Peti. Hüljatud Peti leiti Tiinena Kaimi külast Tartumaalt. Peti on sõbralik ja alandlik koer, kellele on minevikus palju haiget tehtud. Auväärt siniverelistel polnud Peti võidu vastu midagi.
ja keegi solvumispisaraid ei valanud.